Tere! Mina olen Janno Seeder jätkuvalt ja kuna Kaidot ei ole, Kaido on Eestist ära ja siis mõtlesin, et vaatan filmi üksinda, kommenteerin filmi üksinda ja valik, mille filmi osas täna tegin, on palju nähtud saladus, võib-olla mitte kõigile siiski. Aga minu jaoks oli see aastal 2007 üks esimesi filme, mis üldse kätte sattus ja minu teada sellest alustas ka oma tegevust Spirituaalne filmilektoorium. Ja mina ütlen, et see on siiamaani jäänud minu üheks lemmikfilmiks, tõeline õppefilm. Tänaseks päevaks on ju Pilgrim välja andnud Saladus raamatuna, siis on järgnenud Saladus noortele ja siis järgvel Vägi ja siis neid saladuse variante eesti keeles kirjandusena oi kui palju. Aga kui see oleks võib-olla nii lihtne, siis kõik juba rakendaks seda, aga paraku ka seekord seda filmi uuesti vaadates tekib jälle uusi mõtteid, uusi ideid ja sellepärast otsustasin neid teiega jagada. Ja täna siis, kuna Kaidot ei ole, siis ma teen seda asja teistmoodi. Ja teen niimoodi, et ma veidikene teile ka joonistan. Aga enne kui joonistama hakata, siiski selle saladuse juures sellised momendid, et ma tean seda, et kui esimesi kordi inimesed vaatasid Saladuse filmi, siis tekitas see selliseid vastakaid arvamusi. Kõigepealt öeldi, et nii lihtne see ka ei ole. Tundus nagu, et nii võrratult lihtsustatud see asi, et kui see nii lihtne oleks, kõik rakendaks. Teine, mis öeldi, ma tean, keegi tuttav vaatas, ütles, et ei, see on siuke Ameerika värk, et meil küll nii ei ole, meil on teistmoodi. Lugupeetud, see Ameerika on ka siin juba, inimesed on igal pool inimesed. Siis öeldi veel, et ei, see on selline mõttetu nagu kordamine, muudkui korrutatakse ühte ja sama. Ma tean, üks vaataja ütles isegi, et ega ma mingi loll ei ole, et mulle peab ühte ja sama asja mitu korda kordama. Aga tegelikult seal ei ole kordamisega tegemist, vaid päris filmi alguses Bob Proctor, üks nendest rääkivatest peadest seal ütleb, et mida sa tahad. Selgita välja, mida sa elus tahad ja kui sa oled aru saanud, mida sa tahad, siis sa tead, et see süsteem töötab iga sinu soovi korral. Ja siis käidi nagu läbi erinevate eluvaldkondade, mina nimetan Feng Shui kontekstis neid paaguatsoonid või eluvaldkonnad ja näidata, et näe, kui sul on vaja rahalist seisukorda parandada, siis palun, see süsteem töötab nii. Või kui sul on vaja suhete osa parandada, palun, see töötab. Või kui sul on tervist vaja parandada, palun. Sisuliselt käidi kõik need valdkonnad läbi, näidata, et olenemata, mis su eesmärk on, kui sa saad aru külgetõmbeseadusest, see suurim saladus ju on külgetõmbeseadus, õpid seda kasutama igapäevaelus, siis sul ei ole mingit piirangut. Aga ikkagi pean ka ütlema seda, et võib-olla selle filmigrupi taotluski oli see, et esimeses filmis ja Saladus on sellest sarjast ka esimene, oligi taotlus nagu näidata, kuidas mehhanism töötab. Olenemata siis su soovist, mis on persooniti erinev, näidata, et kuidas süsteem töötab. Ehk sisuliselt alustada või algatada jälle seda diskussiooni igialjal teemal selleks, et ega siis see Saladuste filmigrupp ei mõelnud seda saladust välja, seda külgetõmbeseadust välja, vaid näiteks Feng Shui põhipostulaat on sarnane tõmbab sarnast, millele keskendab tähelepanu seda rohkem. Aga Feng Shui ajalooks toetakse erinevate kirjanduslike andmete järgi 5000, 10 000 aastat. Nii et see ei ole midagi uut, see on vana aja selline vana asja renessans taaselustamine ja siin tuleb tõesti sügavalt tänu avaldada kogu sellele Saladuste filmi tiimile. Ja taotlus oligi esimeses filmis näidata, et näe on olemas selline süsteem, mida kasutades on võimalik saavutada eesmärk. Aga veidikene varju jäi siiski kuidas. Ja just selle märgiks oli see, et kui inimesed nurisid, ütlesid, et nii lihtne see ka ei ole. Selleks, et tõesti tundus seal üks rääkivatest peades Joe Vitale ühes episoodis ütleb, et elu ongi nii lihtne, et lehitsed nagu kaubakataloogi, ütleb, et ma tahan seda maja, ma tahan seda autot, ma tahan seda kaaslast, seda, et nii lihtne see tellimine on. Ja tegelikult ongi,
aga miks siis need tellimused ei täitu selleks, et paljud inimesed proovisid ja pettusid, on see, et tuleb teada veel teatud asju. Ja sellest ma teile täna tahangi rääkida. Ja sellistest asjadest räägiti ka saladuste järgedest, seal oli järgedest võib nimetada Opus, Moosese kood, Kompass ja ilmselt on neid veel, minu käes olid need nimetatud. Aga just nimelt see, et üks on toimemehhanism, aga kuidas see nüüd enda kasuks tööle panna. Ja vaatame, täna ma olen selline jutupliiats teie jaoks, et joonistame niimoodi. Kui me joonistame. Mis siis inimesel on? Inimesel on teadvus ja on alateadvus. Nii. Teadvus, alateadvus. Nii. Ja teada on ka see, et alateadvus juhib 90% protsessidest, meie elulistest protsessidest. Näiteks ma toon siia alla, et me ju väga ei mõtle seda, kuidas süda lööb ja veri ringleb ja nii edasi, kuidas rakud uuenevad ja kõik sellised füsioloogilised protsessid toimivad. Ja nii edasi, kuni käitumislike mudelitena ja maailmavaateni välja, väga palju on, 90% on seotud alateadvus ja teadvus siis 10%. Ja mis siis, kuidas neid siis veel eristada, et ütleme, et teadvusele on omane mõte, mõtlemine, paneme mõtted. Teadvuse tunnus on mõtlemisvõime, suutlikkus üldistada, analüüsida, mõtlemine. Plaani pidada, eesmärke seal. Ja alateadvusele ütleme pigem siis oleks selline tunded. Nii. Ja kuidas edasi, kuidas nende protsessidega siis on, et tunded, siia hulka käivad ka sellised tunded moodustuvad meie alateadlikest uskumustest ja need on need nagu programmid, kui me siia näiteks joonistame siis keha ka, siis alateadvus annab signaale kehale ja keha vastavalt sellele siis tegutseb. Tegu. Nii, tegutseb. Ja mis veel on teada, mis see saladuse film ja kõik see külgetõmbeseadus tahab öelda, et me oleme sellised energeetilised, energoinformatiivsed olevused ja meil on ka oma võnkesagedus ja me kiirgame välja mingit signaali, ütleme niimoodi. Me kiirgame välja mingit signaali ja siin on üks esimesi asju, millele tuleb külgetõmbeseadusega seonduvalt tähelepanu juhtida, et külgetõmbeseadus võib jätta vahel eksitava mulje, et see on see, kui ma võtan tõmmata, et see on selline tahtepõhine, et siis, kui ma võtan tõmmata, et siis hakkab tõmbuma. Ei, see töötab 24/7, kõike, mida mina välja kiirgan, siis ühel hetkel hakkab see mulle tagasi tulla. Nii, kõike, mida ma välja kiirgan, saan mina tagasi. Ja nüüd ongi küsimus on selles, et ei ole väga mõtet midagi muuta ega väga suuri muutvaid eesmärke võtta juhul, kui ma olen oma tänase eluga rahul. Mul toimib kodus hästi, tööl kõik hästi, elu on nagu lill, kõik on suurepärane. Muutma tasub hakata siis, kui ma ei ole niivõrd rahul. Ja kuidas see siis käib? Kuidas töötab kõigepealt siia veel mainin juurde, kuidas töötab koostöö teadvuse ja alateadvuse vahel, et need mõtted, mida ma võtan tunda, saavad minu alateadlikeks uskumusteks ja see tähendab seda, et sellele järgneb ka tegu. Ja tähendab ka seda, et need mõtted, mida ma võtan tunda, need muudavad minu välja kiiratavat signaali ja seda ka, mis siis ligi tõmbub. Ja vot sellepärast siin on nagu esimene seletus sellele, et miks kõik sellised enesearenduslikud ja vaimsed õpetused räägivad millest? Räägivad sellest, et kui sa tellimusi esitad, siis see peab olema, mina olen vormis, et nagu see on juba toimunud. Ja see tähendabki seda, sul tekibki tunne, sa pead suutma seda tunnet tunda, et ahah, mina olen päratu rikas, mina olen tark, ilus, antekas, mis iganes see soov on. Mina olen vormis, et ma olengi, see on juba käes. Ja vastavalt sellele läheb signaal kehale, sellele järgnevad ka sellepõhised teod ja tegelikult, kuna ma juba kiirgan ka sellist signaali, siis kõike sellist elu ma ligi tõmban. Ja nüüd, kui me räägime eesmärkide seadmisest, siis ütleme, et mul on mingi tohutult suurepärane eesmärk, kuidas muuta oma elu, ütleme, et see on siin. Aga näete, see on sellisel mõttetasandil. Ja kuidas siis see teoks saaks, siis ilmselt küsimus on nagu selles, et ma pean
lisaks mõtlemisele suutma hakata ka tundma seda, nagu see on juba käes, et sellest saaksid minu alateadlikud uskumused ja sellele järgneks tegu. Või teistpidi öeldes võib ka öelda seda, et mida võib saladuste filmile ette heita või teadmatusest ka tehti, oli see, et öeldi, et ma tegin nii nagu seal filmis öeldi, et istusingi kodus diivani peal, lehitsesingi nii-öelda elukataloogi ja muudkui tellisin, tahan seda, tahan toda, aga istusin edasi, tegusid tegemata. Tähendab, see jäi mõttetasandiks, ma tegelikult ei tundnud ennast sellisena, ei läinud vastavat signaali ka kehale, ei järgnenud tegu ja ei tõmbunud ka minu poole neid unelmaid, mida ma siis unistasin. Ja küsimus ongi selles, et tegelikult üks saladuse filmi vääriti mõistmisi on just nimelt see, et see ei ole ainult selle plaani seadmine, vaid tegelikult see peab nüüd läbi sellise skeemi jõudma ka selleni, et tegelikult ma liigun oma eesmärgi poole, tehes päevast päeva neid samme, mida ma saan teha, käitudes vastavalt oma eesmärgi. Ja siis minu signaal saab rikastatud kõigi sellisega, mida on vaja ja kõik mu ellu jõuab. Kõik vastu vaidlematult ma ellu jõuab. Nii, aga vaatame veel, mis selle eesmärkide seadmist veel on oluline teada. Ütleme, et vaat siin on mul on eesmärk. Eesmärk. Nii, eesmärk. Siis kui ma rääkisin seda, et ma pean hakkama oma eesmärgi poole liikuma, siis hea on ka nagu see teekond ära kirjeldada. Ja mis see tähendab? No kujutame ette, et tegelikult eesmärgistamise puhul on hästi oluline ka, et peab olema selline ajaline mõõdetavus ka ja no näiteks ütleme, et ma võtan mingi sellise ajalise eesmärgi, et 90 päeva pärast, 3 kuud, 90 päeva, 3 kuu pärast ma tahan, et on realiseerunud mingi minu unistus või eesmärk. Siis ma joonistangi see eesmärgi siia ja nüüd hakkan siit tagasi tulema. Tulen tagasi kuu aeg. Minu pärast võite tihedamini teha, võib ka nädalate kaupa või 2 nädala kaupa, aga mina teen praegu kuu aja näite. Ma tulen kuu aega tagasi, see on siis kuu enne eesmärgi saavutamist ja kirjeldan ära kõik tegevused. Mida ma teen vaimusilmas, et mida ma teen kuu aega enne selle eesmärgi saavutamist. Nii, nüüd lähen siit tagasi. Lähen veel kuu aega tagasi. See tähendab seda, et ma olen 2 kuud enne eesmärgi saavutamist ja kirjeldan ära nüüd need tegevused, mida ma teen 2 kuud. 2 kuud enne eesmärgi saavutamist. Ja nüüd tulen veel siit tagasi. Ja jõuan tänasesse päeva ja kirjeldan ära need tegevused või sammud, mida ma saan teha täna juba liikumaks oma eesmärkide poole. Ja vot see on juba teekond ja see on ka see nii-öelda see ülesannete list või leht, eks ole, ja nii ma panen teekonna paika, aga ma panen ka sammud paika, kuidas oma eesmärkide poole liikuda. No lihtsustatud, näiteks ma võtan oma näited. Et kui ma tahan, et maikuuses mul 3 kuud varem ma tegin plaani, et maikuuses näiteks mul on, et Hiina grupp on täis. Hiina grupp on täis, ma tahan, et mul on seal Hiina reisil 20 inimest, kes tulevad minuga koos Hiina. Siis kuu varem ma pean ära kirjeldama, mis tegevusi ma teen kuu varem. No kuu varem, selge, ma lähen Hiina saatkonda, ma viin viisad sisse, ma viin 22 inimese, ma ei unusta ennast ja Siretit ka, 22 inimese viisad, passid viisataotluseks sisse. Mis ma veel teen? Ma maksan ära lennukipilet. Mis ma veel teen? Ilmselt ma teen ülekandega Hiina, maksmaks hotellide ja broneeringute eest. Nii, väga selget tegevust. Nüüd ma tulen siit kuu aega tagasi, mida ma teen 2 kuud varem. 2 kuud varem ma saan kirjeldada, ma teen ilmselt veel otsingu tegevusi, ma teen neid üritusi, mida ma olen harjunud tegema reiside tutvustamiseks. Reisitutvustusõhtud, saadan meile, panen reklaamilehte, mida iganes, kõik sellised tegevused. Nüüd tulen siit tagasi, täpselt samamoodi kirjeldan ära, mida ma tänasel hetkel reaalselt teen. Nii, ja niimoodi kirjeldades ma saan selle ja saavutan selle, et
teekond on kirjeldatud, aga ka sammud ja ma tõesti liigun, minu organism teab seda, et need sammud tuleb teha, ma liigun selle poole. Samas minust kiirgub juba selline signaal, mis aitab kogu sellel eesmärgil realiseeruda, materialiseeruda. Nii et niimoodi tuleb kõigepealt need ära kirjeldada. Mis veel nende eesmärkide puhul? Siis eesmärkide seadmisel tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ka sellisele asjale. Ma kasutan küll siin ingliskeelset sõna. Mulle meeldis see, siin olid ka ingliskeelset vastada, proovime eestikeelset leida, on smart. See on tark, nutikas või kaval. Smart. Mis need eesti keeles võiksid siis olla? No ütleme niimoodi, et proovime leida vastud, et millised mu eesmärgid peavad olema. Minu eesmärgid peavad olema selgesti sõnastatud. Selgesti sõnastatud. Sellisel üldsõnalisusel tahaks seda, mis see tähendab. See ei tööta. Peavad olema selgesti sõnastatud. Kui ma ikkagi ütlen ka näiteks selline asi, et ma tahan saada õnnelikuks, siis ma pean ka enese jaoks ära kirjeldama, mida tähendab minu jaoks õnn. Uskuge, õnn persooniti on väga erinev. Kellegi jaoks on õnn täiskõhu tunne, kellegi jaoks on õnn kallis inimene kõrval, kellegi jaoks on õnn päikesepaiste. Ja võt niimoodi pead sina praegu enda jaoks või igaüks peab enda jaoks ära sõnastama, mida tema jaoks see tellimus tähendab. Selge sõnastus. Selge sõnastus, mitte üldsõnaline, aga väga selge sõnastus. Mis teine on? Teine on see, et asjad peavad olema mõõdetavad. Ja see tähendab seda, et need peavad olema selles suhtes ka mõõdetavad, et näiteks, et ma ei saa öelda seda, et ma tahan homseks võtta 5 kilo kaalust alla. See ei ole realistlik, see ei ole mõõdetav. Ja teate, selliste soovidega tuleb olla ettevaatlik, et kui ma ei ole täpsustanud ka ja panen sellise ebarealistliku eesmärgi, siis äkki homme juhtus minuga õnnetus, ei nii alast ilma ongi 5 kilo kehakaalust läinud. Tuleb olla ettevaatlik. Minu eesmärgid peavad olema mõõdetav. Ja mis siis kolmas on, mis see A võib olla? See on see juba aset leidmas. See ongi, nagu see juba on toimumas. Praegu, see ongi käes. Juba toimub, juba leiab aset. See peab olema aset leidmas. Siis, mis see R võib olla? Minu eesmärgid peavad olema realistlikud. Minu eesmärgid peavad olema realistlikud. Pole mõtet utoopilisi asju endale tellida. Mina olen ise enda jaoks rakendanud sellist asja, et kui ma tekib ka mingi soov, siis ma esitan endale küsimuse endale. Milles? Mis ma sellest saan? Mille jaoks mul seda vaja? Ja kui ma ei leia veenvat vastust, siis ei ole mõtet sellised asju tellida. Sisuliselt kujutage ette, et oleksite samaaegselt nii ostja kui müüja rollis. Et see müüja peab olema nii suure veendumusega, et ostja ostaks, aga need on ühes isikud. Ehk tähendab, need peavad olema realistlikud. Nendel peab olema idee või mõte sees. Pole mõtet niisama tellima hakata pulli pärast. Pärast vaatanud, mis ei. Ja mis peab olema veel tähtis, on tõhtäht on täpselt ajastatud. Täpselt ajastatud ehk see tähendab seda, et peate ka panema selle tähtaja, eks ole, või perioodi või millise perioodi jooksul või milliseks ajaks või millal. Et sellised küsimused peavad olema selgitud. Ja nagu te näete, siin on see smart, et millised siis meie eesmärgid peavad olema. Nad peavad olema selgesti sõnastatud, nad peavad olema mõõdetavad, juba aset leidmas, nad peavad olema realistlikud ja täpselt ajastatud. Ja kui need punktid on täidetud, siis ma arvan, et saavad kõik need eesmärgid täpselt plaanikohaselt või ütleme täpselt see minu vajaduste põhised. Ja kui ma järgin ka sellist asja, et ma olen selle tee läbi käinud, nüüd ma panin oma eesmärgi ja tulen siit nagu tagasi, hakkan siit ajaliselt tagasi tulema kirjeldades igal ajahetkel, mis ma siin vahe verstapostiks võtan tegevusi, jõudes kuni tänasesse päeva, siis ma saan ka teekonna ja need sammud
ehk selle käitumisjuhise. Ja kõik asjad realiseeruvad, uskuge mind. Ja sellises valguses, kui vaadata, noh, siis see Saladuse film näeb hoopis teistmoodi välja, et noh, just nimelt oligi selle esimese ehk Saladuse sellest plokist esimese filmi eesmärk oli näidata, tuletada inimestele meelde vana teada tuntud tõde, et hakata seda jälle usinasti uuesti kasutama. Aga vaatame ühe asja veel. Vaatame ühe sellise tabeli, et alati võib öelda, et aga mul pole aega oma elus midagi muuta või ma tegelikult, noh, ma ei saagi teha mingid muutused, hea on küll siin, et võtan uued plaanid ja sammud, aga mille arvel, siis on hea hakata kaardistama näiteks oma päeva. Kaardistama oma päeva. Ja mis kontekstis siis? No kontekst selline, et no näiteks, et ütleme, tänased tegevused, siin on tegevused. Tegevust. Ja hommikul üles ärkasid, kohe hakkad, noh, kõik tegevused lähevad arvesse. Paned, nii üks, nii selline tegevus, 2, 3, nii, tuleb neid, eks ole, nii, tegevust. Ja nüüd vaatad sellises kontekstis, et saades, mis me siia tulpa saame, vaatame selliseid, püüame leida nendest tegevustest tegevusi, mis vastavad teatud tingimustele. Tegevused peavad olema need, mis tõesti mul aitavad areneda ja kuhugi jõuda. Esiteks, nad peavad olema vaimselt arendavad. Paneme vaimselt. Nad peavad olema vaimselt arendavad. Siis teine asi, nad peavad mind nii-öelda toitma. Ma panen toitma küll jutumärkides. Miks? Selleks, et see ei ole ainult, ütleme, füüsilise söögi söömine, aga nad peavad andma energiat, noh, impulssi. Selles suhtes toitma mind, eks ole, et see õnnestab mind. Siis mis veel? Ilmselt nad peavad andma ka sellist füüsilist treeningut, füüsiline areng. Nii. Ja mis veel, paneme ka sellise asja, et nad peavad looma ka sellist meditatiivsust. Meditatiivsus. Nii. Ja sellises kontekstis nüüd hakkamegi vaatama, et noh, näiteks, mis iganes siin oli teil tegevuste loetelu. Ja nüüd vaatad, näe, see tegevus aitab mul, vastab nendele tingimustele. See ei vasta. Nii. See vastab, see vastab näiteks, ütleme, ja me saame niimoodi, ehk tegelikult meid huvitab praeguses olukorras ainult need, mis annavad selge sellise positiivse, okei, märgi paneme nii, positiivse tulemuse selleks, et on uuritud ka seda, et tegelikult rahulolu arengut, sealhulgas ka raha, toovad meile ainult tegevused, mis vastavad nendele tingimustele. Kas kõigile 4 või enamusele neist, et nad aitavad meil areneda vaimselt, on nii-öelda toitvad, ka energiat andvad, aitavad elada ja võita nii-öelda, on füüsiliselt arendavad, see on treeningmomendi ja loovad ka sellist meditatiivsust. Meditatiivsuse all ma pean ka silmas eelkõige sellist suutlikkust olla hetkes. Olla hetkest, nautida hetke, olla siin ja praegu. Ja need, mis siin jäid nüüd miinusmärgiga, näiteks ütleme, et siin jäid kuskil mingid miinusmärgiga, siis need tegevused, mis nendega siis peale hakata, võib alati öelda, et aga ma ei saa neid tegemata jätta. Alati on võimalik asju delegeerida, kellelegi ära anda, ümber organiseerida, korraldada teisiti, miks mitte ka siiski ära jätta. Et siin on teatud võimalused, aga selle eeldus on see, et me teeme sellise analüüsi kõigepealt, et tuvastada, et kas mu elus on midagi sellist. Ja just nimelt antakse meile ka mõista, et edasi viivad meid arengus ainult need, kus on see okei märk, sellised tegevused ja kui ma siiski leian nendele, mis jäid miinusmärgiga, noh, suudan kellelegi ära delegeerida, nendest loobuda, organiseerida teisiti, siis ma vabastan aega, et tegeleda kas rohkem nende tegevustega või integreerida ka uusi.
ja ka uusi tegevusi, mis mind selgelt siis ka aitavad areneda vaimselt, toidavad mind, aitavad kaasa füüsilisele arengule ja on selgelt meditatiivse sisuga. Nii et tasub analüüsida ka oma sellist päeva. Ja teate, see on, mina jäin ise sellest mõttesse, et see ei ole mitte ainult selline üksikisiku päevapildistus, aga see on täpselt sama pädeb, kui te oma firma peate, et täpselt firmas nagu need asjad ära kaardistada. Sisu samma, ega nagu suurt vahet ei ole. Nii et vot, et sellised mõtted mul tekkisid seoses saladuse filmiga. Ja just nimelt, et näete, ahel on nii, et kasutage oma mõtlemisvõimet, kui eesmärk on tekkinud, mõelge te detailselt läbi, võtke seda tunda, teist hakkas lähtuma teistsugune signaal, teie ellu hakkas tõmbuma hoopis teistsugune kvaliteet, sammas alateadvus anti signaali kehale, teie teod hakkavad vastama teie mõtetele ja te liigute juba vastu oma eesmärkidele ja miski pole ebarealistlik, kõik on saavutatud. Ja lähiajal panen selle filmiga vaatamiseks ja hea meel on, kui tulete ka, vaatame koos, arutame neid asju selleks, et näete, mina olen sellega aastaid tegelenud ja täpselt sama on sellega alustas ju, tervitame Kaidot, Kaido, kui sa näed meid, et Kaido ju suurim saladus, tema website suurim saladus viitab ka täpselt samale konstruktsioonile, samale sellisele printsiibile, see on see sama külgetõmbeseadus. Ja et miks mitte siis seda uurida, et mitte loobuda, siin on kindlasti, ma korra keeran veel seda lehti, et on oluline ka see, et miks seda teekonda peab pikemana kirjeldama, et on just sellepärast, et järjepidevus on võti, et ükskõik mida te võtate teha, te peate olema piisavalt järjekindel, järjepidev, et ei ole selliseid ühekordseid asju. Mida pikema teekonna endale kirjeldada, mida detailsemalt sammavalt siit tagasi tulles ära kirjeldate vahetegevused ja saate sellise teekonna ja tegevuskava, seda rohkem arenete te ise, seda rohkem saate teadlikuks endast, kes te olete, mida te tahate. Ja mis ma tahan veel siiski siia lõpetuseks öelda, et mida mina saladuse filmis sain ka väga palju kinnitust, et üks asi, mis meist välja kiirgub, on ka see, kuidas me räägime. Tuleb hakata ka jälgima, et iga sõna, iga mõte on tellimus, see on seesama selline välja kiiratav osa. Ja teda siis ta ei kiirga mitte niisama, vaid me kiirgame seda erineval moel. Kiirgub kogu aeg, aga ka välja saadetavad mõtted ja sõnad on energia. Ja tuleb hakata jälgima, et millist sõnavara ma kasutan, mitte, et ma ei oleks liiga muretseva kõnepruugiga või vahet ei ole, mis siit tuleb, on vahe, suur vahe on. Jälgida, millised on mu mõtted, kuidas ma mõtlen teistest. Aga üks väga oluline asi on just see, selle pildi baasil, et mitte ainult kuidas ma räägin maailmaga või kuidas ma mõtlen maailmast väljaspool ennast, vaid kuidas ma suhtlen endaga, milline on minu sisekõne. Aga sellega ma lõpetan, aitäh teile ja